Hey girl, hey. It's me. Hi. I'm the problem, it's me. Ühesõnaga, I'm so sorry, et ma ei ole 1000 aastat bloogi teinud. Või noh, me ei ole. Ma ei tea, mis on juhtunud, nagu kuidagi nii palju asju on teha ja vahepeal ei ole üldse asju, siis tahagi mingeid asju teha. Ma mäletan, et viimane kord, kui me bloogisime üldse, nagu selles suhtes me ei pannud seda üles, aga me bloogisime siis, kui me käisime Märteniga seal Noa Chef Hallis. Nii et võib-olla me paneme need siia vahele. Ja see oli ka viimane kord, kui me üldse vlogi jaoks telefoni kätte võtsime. Aga ma täna mõtlesin, et ma siis parandan selle vea, sest me ei ole tõesti see kuu ühtegi vlogi teinud. I'm so sorry about that. No tere hommikust. Täna on neljapäev, ma arvan. Ja ma alustan seda videot sellega, et ma hakkan uhkeldama sellega, kui palju raha mul on. Vaadake. Tegelikult mul ei ole kodus kunagi sularaha või nii ma arvan, aga no ole vait. Ja nagu te näete, see ei ole teps mitte Eesti raha, vaid kuidagi on juhtunud nii, et iga kord, kui me kuskilt reisilt tuleme, siis alati kuskile kotti jääb natukene väljamaa sularaha. Nii et vaatame, mis meil siin on. Meil on Tai raha. Tai raha on meil 1, 2, 3, 4, 5000 pahti. Siis meil on siin Egiptuse raha 200 poundi, Türgi liiri 50, 20, 50. Kaabo kõiki muid rahasid ma mõtlen, et ma lähen kunagi tagasi, et saab ära kasutada. Aga üks koht, kuhu mina oma jalga ei tõsta, on need kuradi Roheneeme saared. Nii et kui keegi tahab minna, ma võin teile 200 Roheneeme saarte raha anda. 50 Austraalia dollarit ja Austraalia raha meeldib mulle kõige rohkem. Vaadake, siin on see läbipaistev koht. Light, mul on siin Austraalia raha vist veel. Mis meil siin veel on? 400 Tšehhi. Mis neil on? Ei ole kroon. Tšehhis on kroonid, kallis. No siis 400 Tšehhi krooni. Oi jälle. Sri Lanka. No vaat, Sri Lankale me lähme juba aprillis, nii et meil on 5 sotti kohe varnast võtta, 6 sotti, 7 sotti, 8 sotti on meil juba varnast võtta. Mis see Eesti rahas teeb mingi? Ma ei mäleta, mis see kurss ongi. 10 euro. Aga ma ütlen, summat, vaata, see on see euro miinus. Et nagu seda tundub alati vähe, aga lähed kuskile mujale, siuksed rahad liiguvad. Mis sina oled? Tšehhi, kuule, Tšehhis meil on veel 3000, 4000 Tšehhi raha. 4100 Tšehhi raha veel, ossab linn. Ja Aussi dollareid on veel 25. Jälle see kuradi Cabo Verde. Kuule, mul on Cabo Verdele anda kaasa 1200 oli või? Kus see Cabo Verde kuradi raha kadus? Ei tea. Ja viimased on jälle Poola kroonid. Nii et edaspidi, kui keegi küsib mu käest, kas mul sularaha on, siis ma palun täpsustada, et mis riigi oma. Eurosid mul ei ole, aga mul on väljamaa raha. Nii et selle järgi saab ainult planeerida, kuhu meil järgmisena minek on. Sest et muidu läheme rahatult. Nii, lapsed läksid hambaarsti juurde kõik Maljuga. Ja ma tulin kaubamajja, sest ma otsin ühte käekotti. Aeg-ajalt Malju teeb niimoodi, et näitab mingeid asju, umbes ma tahaks seda ja siis juba läheb edasi, aga mina jätan need asjad alati meelde. Ja mõtlesin, et ma tulen ostan tal selle käekoti, coachi oma. Nii et ma jätsin eelmine kord selle nime lihtsalt meelde, ega ma sellest välja ei teinud. Ma olin nagu, toreda bla. Ma ei tea, kas ma üldse vastasin isegi seda tegelikult. Aga meelde ma ta jätsin ja siin ma nüüd olen. Nii, ja võt see ongi see, kui ei vaata väga tähelepanelikult, siis tuleb välja, et see on hoopis tegelikult kaubamajas, või tähendab mitte kaubamajas, vaid Stockmannis ongi või mingi pikki juuksekarv mul. Et ma lähen jalutan nüüd hoopis Stokki, vaatame, seal on olemas. Aga ma pean ütlema, et see ilm on ka naeruväärne ja ausalt. Sula ära või ei ole ilus, aga see, mis praegu toimub, ei ole okei. Ühesõnaga, nüüd ma olen otsapidi Stockmannis ja ma arvan, et siin see on olemas. Vot, siuksed lood. Plus tegelikult oli asi selles ka, et okei, me olime reisil, kui Maljul oli sünnipäev ja ma tegin tal selle raamatu, aga ma tean, et ta tahab mingit asja ka endale kindlasti. Ta on meil siuke, kellele meeldivad kingitused ka. Need on päris käega kasutavad kingitused. Nii et see on tal siis nagu sünnipäeva kingituseks. Teate, mida iganes. Siin ka ei ole seda konkreetset kotti, mida mul vaja on.
miks te panete neid asju siis kodulehele, kui see on ainult tellimisega ja ma seda päriselt poest kohe ei saa? Miks? Asi taga on sul üks. Lahedad prillid. Su käsi. Tahad kätt või? Nii, siis ta saab seda. Mul ei ole mingit tauke. Sul ei on tauke või? Vaata, siuke rõvedus oli sul siin. Nüüd on kõik korra. Näita mulle ka. Lihtsalt veri. Ma olen nüüd teist päeva järjest hambaarsti juures. Mina käisin eile Kaili juures, mul pandi mu kroon tagasi. Ja sain eile siukse toreda uudise, et võib-olla, ma saan isegi, mul on seal taga üks hammas puudu, et võib-olla ma saan implantaadi sinna, sest praegu miks see kogu aeg ära tuleb, ongi see, et ta toetub nagu kõrval olevatele hammastele. See fake hammas siis nii-öelda. Aga ma juba Instas jagasin, aga pagan teile ka, siis mul, kuna ma nii väga kardan hambaarsti, siis ma mõtlesin, et võtan Xanaxi ja ta ütles, et ta peab mulle juureravi tegema, et võta kohe 2. Siin okei, selge, võtan 2, aga ma võtsin 0,5 2, mitte 0,25. Ehk siis tulemus oli see, et ma olin hai ja see kait, kui ma siia, et mu silmad olid loojas. Ega ma ei kartnud, närvis, ma ei olnud selles suhtes. Siis tuli välja, et tegelikult juureravi polnudki vaja teha. Lihtsalt pani mulle selle hamba sinna tagasi. Ja siis ma läksin veel kaubamajja sinna toiduosakonda shoppamas. Ma tahtsin kookospähklit saada. See oli, ütleme nii, et see oli huvitav kogemus. Ja nüüd täna tulime lastega. Lenda, kas sa kartsid? Need ei tee mitte midagi. Nendel ei olnud ühtegi auku. Martal oli 2 augukest ja üks mingi piimahambatükk oli, mis tuli välja tõmmata. Aga mul on ilusad hambad, vaadake. Okei. Ja Mari, mis sulle tehti? Ma lihtsalt elasin, ma lihtsalt chillisin seal. Ma lihtsalt toppisin mu asju suhu. Siis oli nagu... Ühesõnaga, Maril ei olnud ka hambauke, nii et everything's cool. Ja nüüd me ootame, kuni Pellul ka paar auku tehakse ja siis saab koju. Panin selga oma sulelibu riietuse ja Märten tõi mind sünnipäeva nädala puhul sööma. Oih, maks välk peal. Teate, siin on nii kaunis kõik. Me oleme siin mingi eestoas. Mina olen siin ja siin on kõik nii romantiline. Mul on siuke tunne, nagu sa paluksid mu kätt. Palud või? Väike šampanjakene. Värsket kurki. Kettamarja peal. Ja värsket rohelist sibula. Järgmine on atrapliin. Kus peale veel eemas ütsutatud Black Anguse tartar, mis annab Nii. Esimene ampsuke, vaat kui ilus. Väga mõnus siuke värske ja... On jah? Jaa. Tead, ma ütlen, see fine dining on omamoodi elamus seost, et need maitsed on kuidagi tugevamad ja paremad ja mõnusamad alati. On hea, jah? See on mul siiamaani suus ja see on... Märten ütles, et see on veel parem kui esimene. Jaa, see on Black Angusega ja see on pomm. On see asi, et see on nii suur, ma tahaks teda nagu... Ei, pane ikka korraga suhu, jah. Ma ei filmi lihtsalt. Neiun restaurants. Fine dining. Viimane amps on trüffeli tšeburek. Jube, jah. See rasv läheb siia koomuse sisse. See hakkab siis koheselt põlema, suitsema ja tilkuma siia porgandi peale, mis siis omakorda küpsetab teda ja hakkab sellise mõnusa suitsukene jääb maitse. See tehnoloogia külbistab kõigepealt läheb tilkunud päevil tantsupaal ja see lavastatakse olidki... Meie tänane menüü saab selline olema siis ja Malju võtab siis sommelier valiku ka endale, aga mina olen vee peal. Teate, mis hoopis hea idee meil veel tuli või? Üldse mitte survestatuna sellest, et ma 2 korda küsisin Märteni käest, et kas ta palub mu kätt. Siis meil tuli geniaalne idee. Miks ta ei võiks mu kätt paluda veel? Ja mitte ühe korra, vaid nagu terve elu ja ootamatult. Mingitel aegadel. Ja siis mul on kogu aeg nagu võimalus saada kihlasõrmus. 85. Et see on päris puuoks, mis neil 10 aastat tagasi siin endal kasvas. Nad võtsid sealt väikseid oksakesi ja siis tegid selle vormi ja valasid hõbedasse, nii et see on siit samast.
väga äge. ma ütlen, see kõik on nii fancy, et ma ei tea, mida teha. Ma ei tea, mida öelda. Ma ei ole enne restoranis kunagi niimoodi teinud, aga nad ütlesid, et peab. On hea ju. Wow. Mu toiduarvustused on täpselt sama head, kui mul need parfüümiarvustused olid. Ma lihtsalt ütlen iga asja peale, jää või. Ma ei tea, kui hästi ma sobin niisugusesse fancysse restorani. Aga jube maitsev on. Ma ei tea, mitmenda käigu juures me juba oleme, aga selle käigu nimi on Sibul. Ja siin sees peaks olema lammas. Ja see lõhn on nagu sibulasupp ja mingi juust ja ma ei tea, see lõhn on see oli, teevadki alguses sibulasuppi ja siis segavad sinna sisse mingi juustu, et see kreemine teha selline. Ja vaadake, kui ilus sai. Jah, ilus brioche ka, sellega sööme ülejäänud kastme siis ära, kui sibul on söödud. Nii et enjoy. Siirupiga ja peale ma pressin näpulaimi. Näpulaim on suke miniversioon laimis, mis kasvab Austraalias, New South Walesist ja ta on 5 korda aromaatsem. Peaaegu on nagu Chanel number 5. Ma ei tea miks, aga kui ma söön seda, siis ma mõtlen oma kanadele kodus. Üliti nüüd kiiresti tuleb soov ära mõelda. Ja kui soov mõeldud, siis võite üles tõsta ja vaadata, mis all võides on. Oota, issand, nüüd ma olen pinge peal, mis ma soovin. Appi kui armas. Nii. Oi, kollikene. Nüüd rikuti meik ka ära. Ma tahan teile öelda, kui uhke ma olen Marta üle. Marta tegi kõik siin korda. Reaalselt eile õhtul nad jätsid siia igast mingi McDonald'sit, pizzat, ma ei tea, mis jura vedelema. Ja hommikul, tähendab, me tulime õhtul koju ja ma olin ka nagu see on horrid. Hommikul märkasin 6 üles juba ja mõtlesin, ei, ma jätan selle asja kõik laste koristada. Ja kes on meie tubli koristaja? Loomulikult Marta. Ausalt, Marta, suur aitäh sulle. Vaat see on õige käitumine. Aga sa oled ise nüüd pahane või? No tõesti, sa oled tubli. Kõige tublim laps siin majas. Vaadake, Marta tõi mulle hommikusööki. Mis meil siis hommikusöögiks on siin? Võileib, aga see on rõssajaga. Siin on rõssai, siis on või ja siis on juust, siis on silk ja siis on kurk ja siis on sool. Siis 3 kommi on siin. Ja siis Coca-Cola. Vau. Ja sa koristasid terve köögi ka ära? Ja. Ja sina ei aidanud üldse? Tema ütles, et ta meeldis koristada, et tema võib ise koristada. Jaa. Sa oled nii tubli. Väga-väga tubli. Päris hea meigi tegid. Kas sa mu kõik meigi asjad tegid puhtaks ja panid tagasi ka või? Jah. Super. Mina hakkan vannitoa sahtleid koristama. Ei ära aja ümber. Hakkan vannitoa sahtleid koristama. Ja ma mõtlesin, ma ei viitsi üksi koristada. Ma kutsun Kuke ka. For Skinny Legend. Me saime kanga näidised. Okei. Oh shit. Nii, mis asjad siin nüüd on? Ma isegi ei mäleta. Ma ei mäleta, mida ma tellinud olen. Nii, Batman. Okei. Oot, ma ei saa aru. Okei. For hoodie. Sa aru, kas need on erinevad või? Ohohoho. Kuidas ma peaks aru saama nende vahest? Ma tunnen ennast jälle nagu businesswoman. Ma olen... What? Kuidas see edasi käib? Ühesõnaga, point on siis selline, et need on siis need värvitoonid, mida ma Pantone värvikaardilt välja valisin. Et te teaksite Pantone värvikaarti Mission Impossible kuskilt leida, kui ostad kuskilt, võtab 3 nädalat. Õnneks mammu laenas meile seda. Nii, ja nüüd ma pean vaatama siis, mis mul siin on. Okei. Tere! Mäletagi muidugi. Tihti sa ei näe oma elus seda, et on auto, kus on legaalne põhjavalgustus.
Te panite ise leedid siia siis või? Ja panime stange alla ka vikurid. Lahe. Siin haagises on meil see koolikukerja. On muidugi kasvab jah. Ei lahti. Niimoodi, mis jõudnud on. Asi kui armas. Vitsutame siin. I'm so sorry about that. Nii et tulge minuga, come with me, tulge minuga kaasa Treehouse'i, sest et üks vend nokkis endal, vaadake neid kihareid, nokkis endal eile pikendused ära või vabandust, ma lasin Märtenil seda teha. Ja siis mul tuli meelde, et ma peame telekasse minema, nii et ma lähen Treehouse'i, vaatan, seal peaks olema klipin pikendusi, nii et ma lähen vaatan, kas äkki on mulle sobivat tooni. Kui on, siis great, kui ei ole, siis elame üle, hoian juuksed kinni. Ja siis ma tahaks osta seda kulmu püsivärvi. Ma teate küll, mingi kunagi oli, ma ei tea, kus see lihtsalt on või sa ise otsa, ma ei tea. Sest et ma ütleme ausalt, ma ei jõua kulmudesse, ma ei jõua. Need praegu, kui ma siit vaatan, tunduvad nagu ilusad, aga tegelikult need on väga ratchet. Nii et mõtlen, et ma ostan seda värvi. Mis mul veel vaja oli? Ma tean, et mul oli midagi veel vaja, nii et kui ma sinna jõuan, eks ma siis välja mõtlen selleks ajaks või küll ta mulle silma jääb. Ja ma tean, muud polegi öelda, lähme istuma autosse, koola kaasa. Let's go! Käisin lastega üks päev shoppamas, siis Mari valis endale siuksed Nike tossud. Need ei ole Mari omad. Ma olen nagu fangirl, ma võtsin endale samasugused, et ma saaks matchida Mariga. Mari ütles, et I know I have a great taste in shoes, aga Mari jalanud on number suuremad kui minu omad. Teate seda kevade tunnet, kui tuleb sisse see energia ja rõõm, et Malju läks Treehouse'i ja ma olen mingi asju ostma. See kevade tunne, et muru on lume alt välja tulnud ja lõpuks saab hakata aiatöid tegema. Tegelikult ma olen juba aiatöid teinud siin paar päeva. Terrassi pesin puhtaks, mullivanni võtsin ette, seda peab veel natukene tegema. Hoovi olen korrastanud, natukene on siin veel lehti kokku riisuda. Aga see on hea tunne, mõtlen, see kevade tunne on mega mu jaoks. Aga tööd on palju, ma olen juba hullu nimekirja teinud asjadest, mis ma tahan teha ja selle peale muidugi Malju ütles, et aga sa saad aru, et sa ei pea ise kõiki tegema, et me saame palgata mehed. Ma saan sellest aru, aga on asju, mis ma tahan ikkagi ise ka teha. Peppule poiss. Said või? Mis Toomas teeb siis? Suutsid Peppule vai teha või? No? No. Meie väike jänku. Ma ütlen, see on laste jaoks üks kõige ägedam asi, kui sa lihtsalt jänesed hüppavad hoovis ringi. Vot, siuke lugu hea, ühesõnaga siia tuleb aed teha. Teine asi on see, et siia tuleb siuke pikendus katusega, et kanad saaksid olla kogu aeg tuulevaikses kohas. Neil on ilusti liiv all. Malju on näidanud TikTokis igast videosid, milline see välja peaks nägema. See on üks asi, mis tuleb teha. Aia lipp on ära kukkunud talvel. Selle ma pean ära parandama. Kusjuures ma ei tea isegi, kuidas need lehed siia sisse said, aga ma nühkisin juba üks päev seda puhtaks ja millegi pärast sinna jääb seda vett natukene, mis tuleb saada kuidagi ise välja uhada, aga saame hakkama. Mullivann saab ka hakata tööd tegema. Ja siia tuleb samamoodi aed pikalt jooksma, mis tähendab seda tegelikult, et ma pean võtma aiakäärid ja siit endale siukse sihi sisse lõikama, et saaks just selle aia ehitada. Et see on ka üks siuke asi, mis tuleb varsti ära teha. No näed, sõbrakene, mis elu sina elad? Lihtsalt pikutad. Ühesõnaga, depressioon on läinud, see talvedepressioon ja tegemist on palju, aga mul on ainult hea meel selle üle, ausalt. See on minu oma. Päriselt. Nagu nauhti, olen Treehouse sees ja let the party begin. Vaadake, siin on siuksed klipinid, need tunduvad natuke tumedad ja Kellu ära, sina vaata seda vlogi ära kuula, aga ma tegelikult mõtlesin, et äkki ma värvin täna lihtsalt juuksed kodus ära. Oh my god, see oleks nii fun või horrible, ma ei tea. Ma pean ütlema, et need on väga mõnusad, pehmed, need tunduvad võib-olla siin mustad, tegelikult need on tumepruunid. Ja ma vaatasin just mingid videosid, kus mul olid tumepruunid juuksed and I loved it. Siis ma mõtlesin, et see ei ole nii suur värvi erinevus.
okei, suur miinus on see, et siin on nii palju juuksevärve, ma ei tea, mida võtta, mida jätta. Oh my god, ma ei tea pooli nendest brändidestki. Bionike. Seda brändi ma tean. Ma ei teadnud, et nad juuksevärve teevad. Äkki võtta siit midagi? Mis need tunduvad huvitavad pakendid? Kurat, okei, ma vaatan. Nii, kaamera silmis nad tunduvad täpselt ühesugused. See tundub juba rohkem isegi. Mulle tundub vist. Kurat, ei, see on sulandub täiesti ühte. See vist ikka. See vist külmem. See on number 4 siis on ju. Ja siis siuke. No proovime ära. Oh my god, kui õnnelik Marta oleks, kui ma talle viiksin midagi siit praegu. Vaadake, mis värve see on. Oh my god, see on crazy. Appi. Mõtle mingi roosa värgid, sergid, punane. Äkki ma võtan midagi ja siis üllatan Martat, see oleks äge ja oh my god, ta oleks nii happy. Tuien praegu mööda poodi ringi ja kui te saate kunagi proovida seda maski, oh my god, ei kujuta ette, kui pehmeks juuksed teeb. Ja ma olen viimasel ajal kasutanud vahepeal kas neid 2 ja need on amazing. Ja mul hakkabki tegelikult või šampoon otsa saama ja see võtab need, kui sa tahad slickbacki teha või midagi, mega. Kõik kiidavad neid Glowberry küüsi. Kas ma peaks proovima või? Oh my god, minust saab mu enda ilutehnik. Kardan lihtsalt, need on suured mulle. Ma ei tea. Saate aru, tuien siin mööda poodi ringi on ja nägin siin see Birkenberries firma. Ma ei ole kunagi sellelt midagi vist väga proovinud. Ja lambist hakkan nuusutama lõhnasid. White Forest. Amazing. September. Ma ei tea, mida see mulle meenutab. Aga see on nii hea. Ma olen praegu nüüd 2 vahel, kas mulle meeldib see september. See vanilla veel on ka mega hea. Mida meil on see? See roos. Meenutab jälle mulle kedagi või midagi. Violet Sky. Miks ma ei ole kuulnud nendest enne midagi? What? Peaaegu 300 eurot vaesem, aga asjade võrra rikkam, nii et sõidame nüüd koju tagasi ja hakkame vaatama, ma teen teile väikse hooli, mis ma ostsin ja siis hakkame juukseid värvima ja küüsi külge kleepima ja jumal teab, mis ma veel kõik välja mõtlen. Nii väike hauli aeg siis. Ühesõnaga, nagu ma näitasin, siis ma olin väga obsessed nendest Birkenberries lõhnadest. Ma see suurt ei hakanud võtma, ma võtsin siukse parfüümiõli. Ja siis ma ütlesin Märtini, et aga kui ma seda andsin niimoodi kõrva taha panen, et siis tunnevad ainult need, kes mul lähedal on. Siis Märtin ütles, lõhna peabki tundma ainult siis, kui sa kallistad. Ma literally ei kallista kedagi, nii et lihtsalt teadke, et ma lõhnan. Siis ma võtsin neid scent boosterid, ma ei teadnudki, et Trade House müüb neid, aga nad lõhnavad nii hästi. Siis nagu ma näitasin pikendused ja juuksevärv, kohe hakkame juukseid värvima. Siis ma võtsin sõrariivi, sest mu sõrad on crazy. Siis mul oli vaja uut ripsmekoolutajat, sest mu eelmine on 46 aastat vana. Kulmud värvime ka ära. Siis ma ostsin siukse väikse baby glambri, sest mul on nii vähe juukseid, et vaadake, see lihtsalt tõllendab siin. Peakski proova, anna mulle käär muidu. Ei ole vaja. Vaatame, kas siuke lapse glamber on nagu mõistlikum. Mõnus. Siis see on üks mega hea šampoon, mul balsamit veel on, aga šampoon hakkas otsa saama. Tupeerimiskamm. Ja siis see krepplokkide tegija, mida sa juurtele paned, sest et nüüd, kui mul ei ole pikendusi ka, siis need on mingi 3 sekundiga õlised. Siis ma mõtlesin, et ma proovin need palju promotud Glowberry Nails ära. Let's try. Lastele võtsin roosa ja punase juuksevärvi. I will regret it. Ja siis Laureni kehakreemi, sest me läheme reisile ja ma tahan selle kindlalt kaasa võtta. Ja kõik. Mille sisse ma oma käe panin? Mis ais see on? Mis siin laua peal on? See oli su söök, mis sa jätsid laua peale vedelema? Ei, nuusuta. Kalaais, mis asi see on? Jaa, see on su salatist tuli. Juu, oota. Ei ole salatist, kurk medaneb. Okay. Nii, siis ka purgi ära.
ja vaadake, mis meil veel toodi. Meile maitsevad täiega Märteniga kookosveed ja nüüd tuleb välja, et ta... Issand, mul läks see kurgivedelik pähe, musu nästi mädakurk otsa ees. Kookosveed pirniga. Green coconuts on the best asi maailmas ja see on lihtsalt nüüd maitse juurde pandud. Oh my god, palun palvetame, et see on hea. Armas jumal, kui sa oled olemas. Nii, okei, lõhn on palju luba. Mine perse. Päriselt, jah? Maitse, see on nagu pirnijook ja kookosvesi oleks saanud lapse. No see on päris hea tõesti. See on jube hea. Jesus Christ, I love it. Ei, see on tõesti hea. Ja see on, mis asi see on üldse? Ongi nagu tehtud kookosega ja green coconut. Sparkling coconut water. Aga nüüd ma lähen üksi pärgama. Nii, et valmistuda juuste värvimiseks peab võtma vaseliini ja määrima ennast üleni sellega kokku. Sest ma ei kavatse minna homme telesse nagu mustaks värvitud. Nii et let us try. Hästi ei tunne, aga no tead. Pole lugu, teeme suu. Nii, ma tean, et meil peaks olema mingi pintsel ja mingi üks ja teine kolmas asi, aga meil ei ole ühtegi nendest asjadest ja edaspidist korgi võiks ära võtta. Kuidas see ära saab? Vaat nii. Ühelgi juuksuril ei ole lubatud järgnevat sisu tarbida, sest et I'm doing my best. Pean ütlema, et see juukse värv isegi ei haise imelikult, ta saab lõhnavad ülivastikult. See lõhnab täitsa hästi. Teate, see lõhnab nagu juuksuris oleks. Säästu ajad. Oi. Keeruhääl. Mitte ainult uued püksid. Ma teadsin, et ma teen mustaks, et one point. Ma ei tea, kas praegu läks peale või mitte. Kuidas need kindad alati nii suured on? Kuule, täitsa hästi läheb ju. Mis te arvate, kas ma võiksin pärast nagu juukseid natuke lõigata, aga kui ma juba värvimisega ise hakkama saan? Ei tea. Aga ühte asja ütleb see juuste värvimine mulle praegu küll. On, mis on, aga poisi vead ei tohi ma küll kunagi lõigata. Või ennast kiilaks ajada, sest et this is not okay. Kelli Karita kirjutas mulle täna, et sulle sobiks täiega Bob. Ma pean ütlema, et kuigi ma kardan lühikese juukseid väga, sest nagu ma ütlesin, see on kuidagi väga seotud. Muidugi mul läks juuksevärv praegu sinna, kuhu ma ei pannud vaseliini. Et mu juukse pikkus on seotud väga tugevalt mu enesekindlusega kohe, kui mul on lühikesed juuksed, siis ma olen nagu I'm a monster, Peter. Mul tuli mingi arve. Ei tea, mis arve. Aga noh, tead, võib-olla kunagi elus proovin kõik ära. Tähendab, mul on kunagi Bob olnud täitsa, kui ma keskas käisin. Aga ma pean ütlema, et see ei olnud nagu mu best look, aga samas I did look horrible nagu overall, nii et võib-olla nüüd see sobiks mulle hästi. Ma ei tea. Kõige raskem osa on see, et ma ei oska neid otsi värvida. Kuidas ma seda tegema peaks? Ikka ma panen otse kindale. Väikse surtsu juurun laiali ja panen nii. Kas see on kuidagi professionaalne käitumine või? Musu, kuule! Palun tule, võta mu püksid maha.
jooksuga. Päriselt ma kardan, et ma teen nüüd mustaks. Üks Peppu musi ka ja. Muidu ma filmin. Võimõige. Nii. Kuule, aga mul on nii vähe juukseid, et mul on reaalselt. Kas ma üldse loksutasin seda, sest ma praegu vaatan 2. Tead, küll läheb peas laiali siis. Ei tea. Kurat, ma olen ikka tõesti nagu nii tight big üldse olla saab, aga ma arvan, et kõik laabub. Ja kuna mul on seda veel nii palju üle, jälle mingi arve. Mis toimub? Miks mind pommitatakse? Kuu keskel arvetega. Nii. Segan ta siis peos ära ja igaks juhuks panen igale poole hästi palju veel. Sest mul on juuksed, et sellest ühest pudelist piisaks mingi 5 korda juuste värvimiseks. Ma ei tea, ma tõesti ei seganud seda ära. Ups. No loodan, et ta segunud peas. Varsti näeme. Ärge küsige, miks mulle kindad pähe jäid. Aga nad jäid. Ühesõnaga, nüüd alustame kulmu värvimisega. Siin on värv ja aktivaator. Mõlemad olemas pisikesed. Nii et seekord ma proovin olla natukene targem tüdruk. Ja ma actually segan need ära ka. Ma ei tea, mis see vahekord peab olema. Ja kui te ütlete mulle, et mine vaata pakendilt, ütlen ausalt, ei viitsi. Nii ma panin lihtsalt 50-50. Ja ma segan ära oma ustaval meegipaletil, mis on natuke jumestuskreemina, aga ma ei usu, et see nagu liiga teeb. Teine küsimus on, kas ma peaks, ma on praegu kulmud värvitud, kas ma peaks selle nagu maha võtma, ma pean pohhuiga. Ma võtan maha igaks juhuks. Kõik kukkus maha. Pole hullu. Pole hullu. Nii. Loodan, et ma oskan need uued kulmud ka sama hästi pähe joonistada. Mul täna hommikul tuli täitsa hästi välja. Miks mu näos on värv? This is not nice. Mul on igal pool värv. Oota. Teeme ikast klanimistööd siin. Nii. Vist on kulmud maas. Mul tuleb täna mingi full on hashtag hakkan ilu teenindajaks iseendale päev. Mis on see nii paks või mul pintsel on nii hästi. Kuivatame professionaalsed kulmud ära käega. Hakkame aga maalima. Persse, kui mul pärast mingi Brežneri kulmud on, I will kill myself. Siis ma tahaks rõhutada, et ma endiselt pean homme minema träkasse. Täiesti võimatu. Kunagi lasin tatoveerida kulmud ja ma praegu vaatan, et see näeb nii rätsit välja. No ma ei tea. Ma võin teile kohe öelda, ma liialdasin selle kogusega ka ikka metsikult üle, ma kohe näitan teile. Ma kohe valmis ja... Ma ei saa, kas ma peaks nagu full mingi hästi paksu kihi panema või mis see teema on, aga ta peaks varsti värvama hakkama, on ju. Nii palju järgi. Ma võiks veel 6 inimese kulmud ära värvida. Okay. No ma ei tea. Hullemaks ikka minna ei saa. Tegelikult saab küll. Sitaks saab. Loodan, et ei lähe. Nii. Valma. Nüüd ma võiks endale need küüned külge panna, aga ma julgen enne, kui ma juuksed olen ära värvi maha võtnud, sest et pärast ma teen need mustaks. Mis mul siin toimub? Vabandage. Mul väiksed roppuded. Nii. Siin ka.
Püha Kristus, noh. Nii, aga vähemalt ma valmistan ette küünte peale panemist, mul on mingi läbipaistev lakk peal, ma võtan selle maha. Ja siis vaatame. Siis ma ei vaadanud kella, ma tean, et see peab pool tundi peas olema, see juuksevärv. Ma ei ole kõige organiseeritum inimene, kui ma võin teid šokeerida selle paljastusega. Aga pole lugu. Teeme sugu. Ma vabandust, ma ei saa lõpetada selle ütlemist. See on... It's a sickness, mate. Nagu ühest küljest on nii palju lihtsam küüntes käies, ei pea ise midagi tegema. Aga teisest küljest. Mul ükskord oli väga suur mure, ma ei saanud neid kuradi fake küüsi endal maha ülipikalt. Nii et, ei tea. Me saame ainult välja vaadata, mis suuruses need on, kas need üldse sobivad mulle. Nii, sellised on mu küüned siis enne. Siia ma sorteerisin mingid küüned välja. Let's try. Ma võib-olla tegin väikse vea. Nali tegin ma siin poroka. See ei olnud väga usutavene. Aga ma sain oma juuksed värvitud. As you can see. Mustsärk nüüd ei saa aru. Mul liiga tumedad juuksed siia ei mingi laik küll natukene. Aga tead, varjame selle ära. Ja... Ma arvan, et kui ma panen valge särgi uuesti selge, siis te näete seda erinevust. Nii, ühesõnaga, ma arvan, et see värvimistöö õnnestus väga hästi. Natuke tundub, nagu ma mustad juuksed tegelikult ei ole. Paneme natuke juukse õliga. Niisutame juuksed ära. Ma pean ütlema, ma olen väga rahul. Kui see üks like välja arvata, siis I am very pleased. Tunnen, et ma olen tagasi oma mingis ema eras natukene, aga pole hullu. Ja vaadake, küüned sain ka külge. Ja ma pean ütlema, ma olen proovinud mõndasid mingid kunstküüsi või no mis need on, press-onid. Ja need on alati mulle suured. Nii et võib-olla ma oleks pidanud uskuma neid inimesi, kes ütlesid, et Glowberrysil on nagu normal size. Ja mõtlesin, et ma säässin praegu endale 2 tundi. 2 tundi küünetehniku juures, pool tundi sinna, pool tundi tagasi. Ja ma säässin endale praegu 3 tundi. Ja see, mu kallid sõbrad, on 3 tundi lamamisaeg. Aga mis ma nüüd tegema pidin? Ja kulmud said ka värvitud. Ma olen ilutehnik, sõbrad, ma olen ilutehnik. Ja ma ostsin vaata Treidhousis selle väikse klõpsakaga. Paneme juuksed kinni, et te teaksite siis, kui teil on juuksed, siis ei soovitata panna neid juuksekummiga kinni. Ja also ma nägin, et see on väga millennial thing, tõmmata siit eest natuke juukseid lahti. Aga ma ei saa midagi teha, sest muidu ma oleks ju kiilakas. Ma ei tea. Sorry, mu kogu aeg tulevad kirjad, sellepärast ma olen siuke. Aga mis ma nüüd teen? Mul ei olegi täna midagi teha enam. Nii tore. Väga tore. Vaadake. Ma olin hästi tubli tüdruk täna. Pesin oma pintslid ära. Nii et tõesti, ma olen täna olnud enam kui produktiivne. I am the best and the greatest person in the world. Ei, see ei ole õige. Ma panen seda huulepõlusamit jälle. Mul huuled nii kuivad. Ma unustasin apteeki minna. Mulle öeldi, et see nibukreem peaks olema amazing huultele. And I believe you, aga ma jõudnud apteeki. Ja pean ütlema, et mulle väga meeldib nende küüntega olla. Mulle meeldivad hästi sellised neutraalsed. I love it. Nüüd lähme lamama. Mulle meeldib see, nüüd lähme lamama endale. Voodi on mingi paske täis. Riidid tuleks jälle lappida. Sokid ja sukad võiks kappi panna. Also, mul tuli just meelde, et ma olen nii loll. Ma läksin ostma ju klippinne ja ma isegi ei ole neid vähe proovinud. Värv tundub õige. Muidugi nende klippinnidega on praegu see ainuke miinus, et tuleks ju vaata juuksuris lõigata nagu, teate küll, sari on.
on röövitud ja mul ei ole enam liiter on mu silme ees. Aga proovime nad siis pähe panna. Vaatame, mis saab. Kunagi olid ka klippinid, nii et ma päris nagu esimest korda seda ei tee, aga ma teen praegu suht suvalt, ja paneme huupi. Sest et ma ei tea, mida oodata. See tundub vist kõige pikem. Või ma ei saa aru. Sest neid on nii palju, Jesus. Ja muuseas, need on human hair. Aga noh, alla human hair'i vist ei tasu vaadatagi klippinne, sest et see oleks palju lihtsam, kui ma näeks siia taha, aga ma tean, et tegelikult peaks mingi juukseid tupeerima, blablabla. Ma tahan lihtsalt proovida, et kas ma saan neid nagu kasutada. Keegi ütles mulle hästi, et kas sa tead, et siuksed asjad on ka olemas nagu halopikendused, et need on hästi mugavad. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et mul literally on siin majapidamises kuskil halopikendused. Aga kui te küsite, kus, siis ma ei tea ja ma ei viitsigi otsida. Nii et jäi seekord siis nii. Mul oli see haloga vist see teema ka, et vaata, see on siukse nagu tamiili peal. Ja selle tamiiliga juhtus mul siuke asi, et see natuke venis välja. Oi, olen mina ikka rumal, no ma ei. Ühesõnaga, et ta natuke venis välja ja ma ei saa isegi aru, kus maalt ma peaks panema. Ja ma ei saanud seda nagu väga julgelt kasutada enam, sest ma kogu kartsin, et mul mingi kukub see peast ära. Ja nende klippinidega on ka see asi, et ma olen endal nii õhuksid juuksid, et nad kuskilt välja ei paistaks. Sorry, I was nude. Kuule, aga ma näen välja nagu mingi skater girl. She was a skater girl, she said see you later girl. Mul on siuke ilus laulu hääl, palun. Nautige aga julgelt. Pole elu sees nii halba tööd näinud inimestele klippini külge panemisega, aga tead. Ma leidsin nüüd hoopis kõige pikema. Ups, no ma võtan siis selle lühema. Ma loodan, et teil on olnud nagu jube põnev vaadata täna mu tegemisi. Jah, ma olen irooniline, aga who cares? Iga päev ei saa ka nii huvitavat elu elada. On ju? Kuule. See on juba literally 10 korda rohkem, kui mu enda juuksed on. What? Kuule, ma ei saaks öelda, et see tulemus praegu isegi halb on. Mitte ma oleks tahtnud, et halb on, aga ma olen kuidagi amazed. Proovime need kahesed ka siia kuskile panna. Vaatame, mis siis saab. Nii. Lups. Jesus Christ. Jesus Christ, who is this beauty? What? Kuule. Mõtle, kui ma veel ennast ära ka meigiks. Otse missivalimistele. Nii, pean viimase kahese ka. Ma praegu low-key flirdin mõttega, et meigikski ennast ära, aga siis ma mõtlen, et lähen ju ainult lamama. Who cares? Aga samas why not, ega ta leiba ei küsi, meiki mul on. Siin on nadilugu õhukesed väiksed juuksed. Aga ma raibesus ja kinni saan. Nii. Kuna kuulge. Palun öelge mulle, mis siin pildil on halvasti. Nothing. Lähen näitan Märtenile ka. Issand, vaadake mind veel siin valguses. Muisu. Vaata, ma panin pikendused külge. Ja, väga ilus. Ja. Ma natuke näen välja nagu koot, aga. Ei, väga äge. Ja mis pluusses ma suht on? Saarest ussin. Väga hot. Nii, ma tegin vahepeal süüa, riise ja butter chickeni. Ja siis mõtlesin, kuhu Hugo kadus. Ja siis tuli vaatasin, ma olen koristab siin. Noh, tegid ise kõik, ja jälle see all jänes ajasid kõik välja, aga Hugo otsestas kõik ise kokku kõropida. Nii tubli oled, Hugo. Aga nüüd sööme kõhu täis ja siis on, kuna kevad hooaeg, lähme pumpame jalgratta kummid täis, vaatame üle rattad, õlitame ketid ära. Muidugi oleks kallid jalgrattad, siis võiks minna seda Hawaii Expressi tegema. Sest kevad hooldus tuleb alati rattal teha, kui sa tahad, et see kaua kestab.
nii, ma olen peaaegu kõik ära koristanud. Ainuke asi, mis veel teha on voodi korda panna. Ja siis, kallid sõbrad, me oleme omadega mäel, sest et ma blokeerival kombel panin kõik riided ära. Mis ma veel tegin? Tegin meigilaua korda. Panin pesupesa. Ei, ma ei pannud pesupesa, ma valetan. Ma pean panema pesupesama. Viisin laste asjad laste tuppa. Ehk siis panin nende riided ka ilusti ära. Ja nüüd ma olen väga lähedal sellele, et ma saan tulla nautima seda sweet time'i siin voodis. Aga enne teeme kõik korda. Nii. See padi siia. Sina oled üks vastik lödipadi, miks sa siin oled, ma ei taha sind isegi. Nii. See padi läheb siia. Ja teie 3 sõpra tulete. Ei, paneme teid nii. Eriline sisekujundaja ma ei ole, aga valmis ta on. Tegelikult ma peaks veel need merisead ära koristama ja kassi liivakastid ka. Okei, need on 2 viimast asja, mis ma teen ja siis on kõik. See kõrva on ka. Issand, sul on nii ilus soeng, ma pean ütlema päriselt siin. Tegelikult see oleks varem, kui see oleks nagu lõigatud ühtlasemaks, aga tead. Ei, väga ilus on hea ühtlane tume. Ma tunnen ennast nagu mingi skatergirl 15 aastane. Ja mulle väga meeldib, et mul need küüned ka on. Ma praegu mõtlesingi, et ma ostan neid samu küüsi juurde. Ja siis ma saan neid kanda ja kui nad ära tulevad, siis ma saan lihtsalt ise uuesti panna. Sest et tead kaua ma täna aega säässin sellelt 3 tundi. Kui sa mõtled, 2 tundi on küüned, ma sõidan pool tundi linna, pool tundi tagasi. Ma säässin 3 tundi oma elust, ma panin nad peale mingi 5 minutiga. See on väga hea. Ja need on väga ilusad, näevad välja ka. Jah. Kui hea on sitta rookida, nii hea. Vaata, 8 kassi on tore küll, aga 8 kassi sitt ei ole muu tore otseselt. Või kahjuks see on minu töö. It's my job, man. Nii, viimane ülesanne. Merisead ka. Mis te krudisete siin kullakesed? Nii. Tulge välja väiksed notsud. Tule siia väike küpsis. Oi! Vaadake seda puntsat. Ja see on ime väike puntsik. See on nii pekine. Maites kolbangu. Jah. Nii, mine peigana siia majja. Ma tean, et sa tahad. Ma koreva palun. Väga väike tunnu puntsik. Kas su küüsi tuleb lõigata juba või? Varsti tuleb. See on juba ära rävishitud see kõik. Ma katsusin teie sitta just. Nasty! Appi nasty. Nii. Ups. Kurat, see on mu hea süsteem siin. Nagu naksti. Ma teen seda palju käega, ma seda sobi. See kuivab siit. Working 9 to 5. Ups. Olemas. Siin on üks tekikese.
ikka jube mugav kõndida. Kus te olete siin? Nii, maja tuleb panna nii pidi, siis kassid ei saa sorkima minna neid. Hops, sina ka. Oi, issand, ma saad nii libe nagu rutsu ka. Nii. Ja nüüd väiksed pirnipuu ohkatised teile milleedid närimiseks. Nüüd teie torukene ka siin. Olge lahked. Ja nüüd ma toon teile heina süüa. Nii. Ja nüüd väiksed notsud nosivad. Teeme sul selle kevad asja ära, jah. Lased seda vastu ketti, siis ise hakkab seda keerutama sul samal ajal, on ratast. Ma ei oska. No aga proovidki, näe. See on selle jaoks, et kett peab olema ilusti õline. Ja siis siit vajutad niimoodi sussu, siis tuleb, on. See on oluline, et sa kevadel selle asja ära teed endale. Oota. No lase kõik ära, jah. Tervenisti siia poole ka ja näe siia, kus on väike rooste tekkinud, on. Veel siia poole ka ülesse. Lennuk, jah? Nii, saime esikumma nüüd ilusti kõva. Tavai, pane see sinna otsa ka. Nii nagu issi näitas. Ma aitan, jah. Topi see sinna otsa nüüd. Vajuta klamber alla kõigepealt kohe. Uksi. Jah, lükka see näpuga alla kõvasti, jah. Ja siis pane see sinna otsa, täpselt. Väga tubli oled. Nii, korgid peale. Kummid on täis, hooaeg valmis, kett on õlitatud. Aga ma ütlen ausalt, kes ise ei viitsi neid asju teha, viige see näiteks Hawaii Expressi, teevad sul kevadhoolduse ilusti ära ja ongi kõik. Aga tegelikult on äge neid asju ise ka oma lapsega teha. Nii, viskame autosse tagasi selle. Ma oleks kire veits seleda, siis ma mõtlesin, et võiksin midagi rohkem teha. Ma literaali praadisin lihtsalt liha. Suula ja pükaga. Ja see on amazing. Teine asi, mida mulle meeldib iga asjaga süüa. Hapukapsas. Teate, ma tahan lihtsalt öelda, ma olen jube rahul selle tumeda peaga. Jube rahul, ma ei teagi kohe miks. I love it. Tunnen ennast väga hästi. Ja ma olen väga rahul ka oma küntega, nagu ma ütlesin. Ja ma rääkisin Trade House'iga ka. Küsisin, et kas ma võin teile ka selle puhul, et ma üle 1 miljoni aasta vlogi tegin, väikse kingituse teha. Ja nad ütlesid, et of course my horse. Nad tegelikult ei kutsu mind hobuseks, aga nad ütlesid, et ma saan ühele kommenteerijale loosida välja 50-eurose kinkekaardi Trade House'i pluss kingikotti. I have no idea, mida nad sinna kingikotti panevad. Ma loodan teie nimel, et need küüned, sest et I love these küüned. Ja mida ma veel armastasin, ma ei mäleta. Ma kuidagi nii pean täna jube laiali otsas. Vot, nii et ühesõnaga, mina täna rohkem ei viitsi filmida, aga selline oli minu kaunis päev. Tead, ma ütlen midagi spassit ka siia lõppu. Mul oli eile see padaristung, on ju. Ja ma tegin peale seda üleskutse, et kellel on härra Padariga juhuslikult mingisuguseid kogemusi, et võivad mulle kirjutada. Ütleme nii, et need inimesed, kes on nõus tunnistama tulema, somebody will shit his pants.